Kuigi aprill on juba läbi, ütleb metsavana, et aprillinalja peaks ilm veel pikalt tegema. 23. aprill oli jüripäev ja jüripäev oli külm, see tähendab seda, et edaspidi jätkub siuke külma taustaga asjad jätkuvad. Siin paljud on küsinud, et millal siis tõeliselt kartult panna, kui praegu vaadata toomingas ei ole veel õieti õiepungas ka, õiepung on natukene, aga ta ei ole üldse absoluutselt, et see kevad on üles-alla ja nüüd on see jaheperiood, mis nüüd on, see on siis nagu öeldakse pääsukuse vilu. Ka rändlinnud on metsavana sõnul saabunud väga erinevalt. See on täitsa omapärane kevad, et need linnud on täitsa erinevalt tulevad ja pääsukesed on ka teatud kohtade peal on kohal, teatud kohtade peal ei ole. Aga millal siis sooja lõpuks tulema hakkab? No ütleme nii, et see jüripäev oli külm ja see külmapoonidega asi üles-alla Ameerika mäed kestab kuni 22. maini, siis on ristsepäev ja võt siis näitab ära selle suve esimese poole näitab ära, mis kas siis, kui siis ka on tuuled, loode ja külmad tuuled, siis veab pool suve kasukut. Ja see ongi see eripära, selle kevade eripära, et see on üles-alla. Nädal-poolteist on ilusat, võib-olla või nädala jagu, ja siis paneb sama palju ja rohkem veel külma ja eriti omapärane on see, et väga külmad tuuled on. Aga suvi, kui suvele nii-öelda pikemalt ette vaadata, näiteks jaanipäeva vaiku võib juba kasukaga varjuna panna või tuleb igaks juhuks valmis hoida? No selle kohe, siin on üles ütleme, et 1. juuliks pruuniks, aga ma seda kahtlen sellepärast, et vaadates seda ilmatrikke, mis ta nüüd on teinud siin ja ega see muster jätkub terve suve, ilma trikid ikka jäävad.